Järjekordne nädalavahetus, järjekordne vlogi algus ja mis siin siis paar päeva vahepeal toimunud on. Ma üle-eelmises videos rääkisin teile Naalast, et tema see seisund on kuidagi imelik, just nagu silmadega oli tal probleeme. Ja me käisime siis eelmine nädal operatsioonil temaga. See operatsioon oli tegelikult üldse hammastega seotud, aga narkoos siiski ja tal hambaid puhastati ja vaadati, siis ma lasin ka vereproovi võtta, sest mul oli mingi tunne, et tal nagu on midagi viga. Lihtsalt, sest ma olen märganud nagu viimase kuu ajaga, et ta on nagu natuke teistsugune, jah, ta saabki varsti 11 ja ta ongi nagu vanem, aga ma ei tea, sa nagu tunned oma looma, ehk siis ma tundsin, et nagu midagi on muud moodi ka teisiti kui lihtsalt need silmad. Esialgne silmaarst oli siis üle-eelmine nädal oli mingi 100 eurot, siis eelmine nädal mul läks 480 eurot sellel operatsioonipäeval ja nüüd ma pidin teisipäeval minema tagasi, aga ma tõstsin selle juba homseks, sest et ta silmad ei ole paranenud selle nädalatega rohtude peal. See narkoos ei olnud nii sükene tiip, nagu näiteks kui teda steriliseeriti, siis ta oli mingi 2 päeva uimane ja ikkagi lõigati nagu kõht lahti ja nii edasi, aga seekord ta vist magaski ainult mingi hästi lühikese aja, tal lihtsalt puhastati hambaid narkoosis ja nii edasi. Aga mis vereproovides selgus, on see, et tal on maks hästi nagu halvas seisus, maksanäitajad olid ülihalvad, mis ilmselt siis kogu tema enesetunnet mõjutab suht palju ja noh, see on ilmselt sellest, et ta on saanud suht kangeid rohtusid juba mingi 8+ aastat, iga päev ma olen talle andnud allergiarohtusid, siis mingi korra kuus mingeid muid rohte, tihtipeale tal on antibiootikumid peal, kui tal on mingid tugevamad reaktsioonid. Ja arst soovitaski, et kuna see maksanäitaja on ikkagi halb, et siis äkki vahetaks rohtusid, prooviks nagu. Kui ma Naalast räägin, siis on hästi palju nagu heatahtlikke inimesi, kes tulevad mingi oma kogemusega, et aga proovi hoopis seda ja proovi toda. Ma olen nii palju asju proovinud tema elus, mis on esiteks kallid. Teiseks ma tunnen teda nii hästi, et nagu kui ma proovin mingeid asju, see on tihtipeale mingi tundide või päevade küsimus, kui tal läheb olukord nii hulluks sellest uuest asjast, mis ma proovisin, et see ei ole lihtsalt see, et ma mingi vahetan ta krõbinad ära ja kõik on fine. Ja siis oligi, ta ei olnud 1 päev saanud oma allergiarohtusid tavapäraseid, mis siis seda makse mõjutavad ja ma ei ole kunagi teda niisugusena näinud. Probleem algas ühest silmast, siis mingi 1,5 päeva ilma ta tavarohuta, mis on mega kallis by the way. Tal olid mõlemad silmad täiesti nagu lukus kinni, ajasid mingit räme koguses mingit lausti ja mäda välja. Ta ei teinud üldse silmi enam lahti. Tal olid kõrvad nii seest kui väljas täiesti nagu tulipunased, ära krapsitud, tal niigi on hästi vähe karvu tegelikult teatud kohtades keha peal. Siis küünarnukid olid nagu verised, kõik 4 ja siuksed kärnas. Ta ilmselt siis nagu aias ja öösiti sügas ennast paaniliselt. Käppade vahed olid täiesti tulipunased. Tagumiku peal oli nagu mingi punetus ja karvu polnud enam. Saba peal olid mingid kärnad. Ja alati, kui tal on mingid sümptomid olnud, muidugi neid ei ole kunagi olnud nii palju korraga, siis ta on ise olnud nagu ikkagi tema ise. Ta on hästi energiline, hästi elujõuline, nagu hästi suure iseloomuga koer. Ja kui sa järsku näed teda nagu siuksena, et ta ei tee silmi lahti ja ta lihtsalt magab ja ta ei reageeri nagu asjade peale, siis see oli nagu esimene kord see nädal vist terve tema elu jooksul, kus mul nagu käis see mõte peast läbi, et oh my god, et kas on nagu aeg. Siis kõik ütlevad nagu heast kohast muidugi, et pane ta magama, sest ilmselgelt tal ei ole hea olla. Ja muidugi, kui ma nägin teda siukses olukorras, nagu ta oli siin selle nädala keskpaigas, siis nagu ilmselgelt ma ei taha teda niimoodi näha ka, et tal ei ole hea olla, aga siis ma andsin talle lihtsalt nagu omavoliliselt seda tema vana rohtu, mis siis oli paar päeva ära jäänud. Ma andsin talle mingi 4 päeva koguse seda korraga ja siis ma andsin talle ka tema vanu hormoone. Ehk siis kõik asjad, mis ilmselt tema makse mõjutavad väga halvasti, aga siis ta oli korraks nagu jälle tema ise. Et nagu enamus neid punetavaid kohti ta kehas läksid üle öö ära. Ta natuke hakkas oma silmi jälle avama, ta oli pigem siuke energiline jälle. Ma ostsin talle mingeid uusi mänguasju, et vaadata nagu, kas ta reageerib neile, kui nad mingi piiksuvad. Ja ta mingi hullult mängis nendega. Me käisime jalutamas eile ja ta oli nagu enam-vähem energiline. Siis ma mõtlesingi, et ma lähen nagu homme arstile tagasi ja siis ma ütlengi arstile, et isegi kui tal see maksanäitaja on halb, siis äkki nende vanade rohtude juures tal on mingigi periood veel elada nagu õnnelikuna. Aga nüüd täna ta on jälle siuke imelik, ei tee oma silmi lahti, ehk siis ma ei tea. Igal juhul ma arstiga konsulteerisin telefoni teel ja homme pidimegi nagu mõtlema ja panema plaani. Lihtsalt see on nii raske nagu, sest ta ongi põhimõtteliselt 11 aastat mu elus olnud. Ja ta on nagu nii paljudes eluetappides minuga olnud. See on meie 5. kodu, kus me oleme koos elanud. Ta oli mul juba 3 aastat enne, kui ma Sassiga kohtusin ja Sassiga me oleme 8 aastat koos olnud. Nagu iga video, mis ma filmin, ta on alati siin.
isegi kui te ei näe teda, siis ta on alati minuga. Et nagu ma lihtsalt ei tea, kes ma oleks, kui teda ei oleks. Ja see on nii raske, aga teisest küljest muidugi ma ei taha, et ta tunneks ennast halvasti. Lihtsalt see on nii keeruline nädal olnud. Ma tahaks, et ta nagu elaks igavesti. Ma tegelikult ei plaaninud seda videot üldse niimoodi alustada. Ma ei teadnud, et mul siuke emotsioonilaviin tuleb jälle minust üle. Ma nagu mingi õhtu siin ka nutsin ennast tühjaks sassile ja ma tundsin, et ma suudan seda võtta kuidagi nagu loogiliselt. Ja it's gonna be fine, aga eks kui ma sellele nagu sügavalt mõtlen, siis see ikkagi teeb mind nagu mega kurvaks. Ehk siis see kõik sõltub sellest, kuidas Naela ennast täna tunneb, homme tunneb, mis homme arst räägib. Ja siis ma pean ilmselt natuke aega mõtlema, mis see parim asi oleks. Igal juhul proovime seda tuju natukene rõõmsamaks muuta, sest meil on tegelikult pühapäev, vaba päev. Mul on täna plaan koristada. Mu kõige vähem lemmikum tegevus, mida ever kodus teha, aga on aeg. Ma nägin mingis videos, kuidas mu dušiklaas enam läbi ei paistnud põhimõtteliselt ja siis ma olin mingi okei. See on piinlik. Ja kui vahepeal tundub võib-olla mingites klippides või sotsis, et mingi influkate või sotsi inimeste kodud on alati mingi mega puhtad, siis reaalselt kõik mu segistid on mingeid veepritsmeid täis praegu. Ükskõik kuhu toanurka sa vaatad, seal on tolmurullid, pinnad on tolmused, peeglid on tolmused ja it's time, sest viimane kord ma koristasingi põhjalikult siis, kui ma seda filmisin. Ehk siis see oli mingi reaalselt 6 aega tagasi videos. Eks ma ikka siin aeg-ajalt tolmukaga tõmbama, aga just siukseid nagu vannitoa deep clean'e. Moodusunenägu, aga see vajab täna tegemist, nii et ma teen selle ära ja ma arvan, mul läheb siuke mingi 2-3 tundi. Ma mõtlen äkki täna proovida nii. Ma alati alustan magamistoast, aga samas see on nii easy tuba. Et äkki ma alustangi nii, et ma teen ülemise vannitoa ja vetsu, mu vihavaenlased. Ja siis äkki ma teen kohe alumise vannitoa ja vetsu. Kõige hullemad, kõige rõvedamad ja kõige raskemad asjad teeks kohe ära. Ja siis tõmbaks ülevalt pinnad ja tolmuimejaga. Ma proovin, kuidas siukene järjekord mulle täna sobib, et äkki sobib mulle rohkem. Sass pani meil eile juba uued voodilinad, nii et magamistoas on nagu vaps vähe teha, nii et võib-olla kui ma jätan need üliisid toad viimaseks, siis ei tundu kõik nii õudne. Nii naljakas on see, et mul on sünnipäev tulemas kuu lõpus ja ma saan 34 ja siis Sass on mult küsinud juba nädalaid ja kuid, et mida ma sünnipäevaks tahan, mida ma tahan. Ja ainsad asjad, mis mul üldse pähe torkavad, on mingid koristusvahendid. Nagu kui vana sa oled, et see on nagu asi, mis sulle elevust tekitab, sest see tundub nagu, et see muudaks mu elu nii palju lihtsamaks. Põrandapesumasin, mis tõmbab mingi märja toidu ja kõik sisse. Tundub nagu mingi idekas asi. Pisikesed Temus tellitud mingid nagu ümmarguse otsaga ringlevad harjad, millega siis nad teevad oma neid dušiklaase mingi vahuga. Ja mõte sellest, et ma saaks lihtsalt mingi masinaga tõmmata dušiklaasi üle ilma, et ma peaks mingi nustikuga nühkima seda kuivanud vett sealt ära. Siis lihtsalt lased külma veega üle, tõmbad kaabitsaga. See tundub nii hea. Siis võib-olla mingi Kärheri aurupesur vannitoaplaatidele. Aga siis mul tekib teine dilemma, et kus sa hoiad kõiki neid masinaid ja kas reaalselt need tõmbaks välja, kui sa koristama hakkad. Igal juhul need on 34-aastaseks saava Karini südamesoovid. Aga täna neid meil ei ole. Õhtul saab mingi mõnusa lõõgastava vanni teha endale tänutäheks. Ja alustame siis selle tüütu pühapäeva kohustusega. Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. In a storm, I lost my sails, I lost all direction. Caught in the veil. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Didn't know love. She was sinking, falling fast, so I abandoned ship, held on
ocean. Wild and loud, I was just waiting. I was drifting out. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found me. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. 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 I didn't know love. Lõpetasime koristamise äkki mingi kell 3 ja ma alustasin kell 11. Puhtalt vannitubadega läks täpselt 2 tundi mul, nii et ma ei imesta, et need mu kõige vähem lemmikud on. Sest kui ma teen neid kuskil vahepeal, siis võib-olla tundubki, et nad on kõige intensiivsemad. Siis ma tegin lõunapausi ja ülejäänud toad võtsid mul mingi pool tundi. Sass tuli koju, siis ta koristas seal alumist korrust ja lõpuks ma pesin kõik põrandad all ka ära. Aitasin teda natukest jõudis veits hiljem, kui ta plaanis. Ja õhtuks tegimegi lihtsalt lasanjat, vaatasime veits Netflixi ja nüüd ma mõtlesin, et kuna vann on puhas, vanniklaas on puhas, et siis ma nautin ühte vanniõhtut jälle. Mul on külmikus igast erinevaid sheetmaske, mis ma lihtsalt olen kas endale kokku ostnud või kuskilt pakkidest saanud. Ja ma teen täna mingit sükest kollageni keelimaski, see peab peal olema 1–3 tundi, aga ma ilmselt hoiangi mingi tunnike, põhimõtteliselt nii kaua, kuni see läheb siis läbipaistvaks. Siis me käisime mõned nädalad tagasi Sassiga Lushis ja ma ostsin siukse vannivahu endale. Vaadake kui äge, sellel on hästi siuke tagasihoidlik lõhn, aga ma oleks ise arvanud, et see on see vannipomm, aga see on vannivaht. Siis ma oleks selle ilmselt lihtsalt vanni pannud ja jumal tänatud, et see teenindaja ütles mulle, et sellest saab 5 korda. Siis ma panen vee jooksma ja lasen selle sinna vee alla ja siis lasen mingi osadest nagu ära joosta, panen kuivama ja tagasi kotti, sest ta toodab hästi palju vahtu. Nii et seekord mul on vannivaht ka, mis eelmine kord ma tundsin, et mul oli puudu. Võtsin lihtsalt jääkülma vee endale ja The Summer I Turned Pretty. Hooaeg 3, osa 6 on mul praegu. Ma üritan nüüd jooksvalt seda vaadata. Ja vanni osas ka, et ma ei lase üldse mingit kuuma vett, pigem siuke leige, lihtsalt et natukene lõõgastuda, aga et mu kehatemperatuur ei läheks mingi mega kuumaks. Ja ma panin siia endale puhtad pidžaamad ka, mis täna kuivatist tulid. Nii mõnusad pehmed on need. Need ma tellisin H&M-ist. Need on rasedusriiete sarjast ja nii mõnus pehme ja siis see pluus on eest nagu veits pikem. Ehk siis kui kõht kasvab suuremaks ka, siis peaks selga minema. Ja hästi mõnusad puuvillased. Täiega fännan neid praegu. Ehk siis need lähevad kohe peale vanni selga. Ja muidugi ma kreemitan ennast suht palju nagunii, aga praegu ma kasutan sükest Palmeris mingisugust kehavõid, mis on siis hästi niisutav kollageeniga, õliga. Siin on mingi shea või. Peaks pakkuma siis 48 tundi niisutust, et ma olen seda üritanud panna juba esimesel trimestril. Mingi süke 1 korra päevas kindlasti üle kogu keha. Ja praegu ma olen täitsa rahul sellega, et ma tean, et osad kasutavad lihtsalt õli. Aga jah, ma kasutan selle lõpuni ja siis vaatan edasi.
meil on nüüd 3. väljakutse nädal, ehk siis me oleme juba peaaegu done, kui te seda videot vaatate, see on ainult 1 nädal veel, ülimõnus lühike sutsakas, aga ma tunnen küll, et ma olen saanud mingi trennirutiini siin sisse korralikult. 4 korda nädalas ikkagi on olnud siuke, et ma olen pidanud pingutama, et siia jõuda ja see on nii hea enesetunde tekitanud. Ma mõtlesingi, et ma siis täna siin esmaspäevasel päeval võtan teid endaga kaasa, vaatame, mis harjutused on äpis ja kuidas ma neid võib-olla asendan. Ma ei tea isegi, kas ma asendan midagi, mõni päev ma ei pea midagi asendama, aga natuke võib-olla kehaasetust või midagi. Aga jah, kõigepealt soojendus. Praegu kohvi hommikuti ei joo, sest ma võin juua ainult 1 kohvi päevas. Ehk siis ma olen ilma kohvita siia trenni tulnud. Ma ei oleksigi ette kujutanud enne rasedust, aga kuidagi keha on nii ära harjunud, et ma tõesti olen nagu ärkvel, aga nõksunine. Ehk siis soojendus on alati siuke, kus ma veits olen mingi okei. Kui ma selle nagu ilusti läbi pingutan ja ei viili, siis ma tunnen, et mu keha ärkab üles ja esimeseks harjutuseks on juba hea olla. On siin siis ploki poole küljega. Ma olen maininud ka paaris videos, et siin on hästi siuksed rasked need kaablid juba nagu algasandis ja Smith-masin on ka hästi raske. Ehk siis see on veits siukene nagu piirav naistele minu arust, eriti ülekeha harjutustel. Aga ma saaks teha siin kõrval tegelikult. Et ma oleksin näiteks põlvili maas, aga siis ma tunnen, et mu keha ei ole nii toetatud. Ja mulle meeldib see siin, et ma saan siit ikkagi nagu toetada ja kinni hoida, et siis ma nagu ei tunne üldse kõhtu. Siis ma tunnen ainult seda selga siit, mida ma peaksin tundma. Ehk siis kuigi see kaabel on nagu raskem, siis ma ikkagi eelistan praegu siin teha. Nagu siin üldse kõht ei aktiveeru mul. Kui ma ei jõua 12, siis ma olen teinud mingi 8-10, sest siin on tõesti raskem. Ja siis teine pool. Teine harjutus on veits siuke piiri peal mul juba, lihtsalt sest see on taha kallutatud seljatõmme ja üldjuhul ikkagi, kui sa oled taha kallutatud, istesse tõusnud asjad, need on ju ikkagi kerelihaseid aktiveerivad harjutused. Aga ma olen seda siiani teinud, sest ma panen raskus üsna raskeks, ehk siis see nii-öelda raskus tegelikult hoiab mind üleval juba, et ma ei pea nagu oma kehaga ennast üleval hoidma. Kui ma nõks lasen raskust alla, siis kohe hakkab kõht tööle ja see mulle ei meeldi. Et ma olen selle harjutusega siukene täpselt piiri peal, et iga nädal vaatan, kas ma teen edasi või ei tee, et see nädal ma juba tundsin, et okei, võib-olla järgmine nädal ma siis ei teeks ja võib-olla asendaks siis mingisuguse lihtsalt kangiga, näiteks seljatõmbega või midagi sükest, et ma saan ise ette kallutada ja ei pea olema nagu taha kallutatud. Järgmine harjutus siin kavas oli tegelikult kaablilüks nagu üle pea sirgete kätte tõmme. Ma kohe asendasin selle siis selle asendusharjutusega, mis on siis kummilindiga lõuatõmbed ja ma tegin esimene nädal ka kummilindiga, aga see tundus veits siukene nagu riski seal mingi rippuda ja ma ei tea, igaks juhuks, et ma ei kukuks, nii et siis ma hakkasin seda veel asendama 3. harjutusega lihtsalt ise. Ma mõtlesin, et selle kummi asemel ma teen lihtsalt masina lõuatõmbeid, sest siin on nagu siukene kontrollitud masin, ma saan seal peal nagu toetada oma keha, ma ei ripu kuhugi, ma ei kuku kuhugi, ma panen selle toetava raskusega üsna raskeks, sest mul nagu nii selge ei ole mingi kõige tugevam kehaosa. Ja siis ma saan ikkagi treenida nii-öelda lõuatõmmeta seda liigutust või siis seda jälle ülaselga. Igasuguste lamavate harjutustega ma lihtsalt lähen praegu külge ees pikali ja kuna siin on hantlitega harjutus selili, need on üsna väiksed hantlid praegu, et ma ikkagi teen seda, aga näiteks rinnahantlitega ma enam ei teeks, sest et selleks, et üldse neid saada ilusti rinnale, ikkagi ma peaks minema kuidagi nagu kere hoitud ja külje pealt lihtsalt kuidagi haarata, neid oleks hiljem, ma arvan, keeruline. Ehk siis nüüd rinnaharjutusi ma teen ikkagi kas masinatel või siis näiteks kangi all, et sa lähedki selili kangi alla ja siis sa saad ilusti lükata üles, ilma et sa peaks nagu kuidagi kehaga minema raskusega. Aga siin jah, need käteharjutustel on nagu nii kerged hantlid, et need praegu ei sega, lihtsalt lähen matile ja võtan nad kätte ja ongi triitseps. Ja lõpetades lihtsalt külje peale maha. Seda harjutust kordagi teinud siiani, kuigi meil on 3. nädal, aga eelnevad 2 nädalat oli alati see kaabel kinni, et siin on ainult 2 kaablit, kuhu saab alla sättida seda käepidet, ehk siis ma tegin alati niimoodi, et mul olid lihtsalt hantlid käes ja tõstsin külgedele niimoodi korraga 2 hantlit, aga täna ma saan siis proovida päris kava järgi ja ette kallutatud harjutused on kõik minu arust siiani väga okei. Kõht ei sega, kere ei ole kuidagi pahasti aktiveeritud ja kaablivõi on selles mõttes mugav ka, et
ma ei tea, kui te kehamtitega sa pead ikka võib-olla rohkem hoidma keha, võib-olla mitte, ma ei tea. Anyway, siis ma saan täna seda õiget harjutust teha 4 seeriat ja 12 kordust mõlema poolega. Järgmine harjutus on plank ja seda ma enam ei tee nüüd teises trimestris. Kui te seda videot vaatate, siis peaks meie esimene rasedate kava tegelikult olema juba äpis üleval, aga see on esimese trimestri kava ja esimese trimestri kavas isegi on veel põlvituses erinevaid harjutusi ja plank minu arust ka, aga praegu ma juba tunnen, et ma ei taha nagu kerelihaseid nii palju töötada, nii et ma jätan selle lihtsalt vahele, panen järgmise harjutuse ja kõige viimane ongi siis kardio. Siin on siis täna kardio vabalt valitud, ma ütlesin 10 minutit, aga kuna ma jätsin plangu vahele, siis ma teen 15 minutit, et siis see nagu plangu aeg ka sinna juurde ja ma üldjuhul nüüd teen ikkagi kas lihtsalt kõndimist rahulikus tempos või siis ratast ja ma arvan, et ma täna teengi ratast, et see on niisugune, et ta pigistama, aga ei tõmba pulssi nagu liiga üles. Sõin just hommikusöögi ära, panin paar postitust üles enda kontole ja sinu trennkontole ja nüüd peakski kohe saabuma videograaf ja joogatreener Noora. Nüüd paar kuud ei olnud uut joogakava äpis, sest et me keskendusimegi sügis-challenge'ile, aga detsembris on veel tulemas niisugune nagu vlogmas stiilis miniväljakutse, mis võib olla nagu huvitav ja teistmoodi. Ma ei ole täpselt sellele veel nime mõelnud, aga idee on see, et siis 24 päeva jooksul on siis äpis erinevad trennid mingi 3 korda nädalas ja webinarid ja sammude eesmärgid, et niisugune nagu nunnu miniväljakutse ja ma mõtlesin sinna lisada ka jooga variandi, et kes siis jõutreeningut ei soovi teha, et siis jooga oleks ka variandis. Kõik siuksed väljakutsed ja uued kavad ja asjad, nende nagu koostamine tavaliselt hakkabki vähemalt 2 kuud varem. Sul on vaja need sisse filmida, videograaf veits timmib seda pildi kvaliteeti, siis ma editin mitu nädalat neid, siis need on vaja programmi lisada, meil on vaja turundada seda kõike, et see on nagu jõhker töö, kui on mingisugune väljakutse, nii et jah, me siin tegelikult juba oktoobri keskpaigas ma oleks tahtnud natuke varem alustada, aga vähemalt oktoobri lõpuks tahaks, et oleks kõik videod filmitud, siis saaks lihtsalt nagu taustal ette valmistada neid asju ja turundada juba. Nii et täna ilmselt Noora ja videograaf ongi siin võib-olla täitsa mingi 10:30 alustame, äkki mingi 4 lausa. Siis õhtul mul ongi Naalaga loomaarst. Nii et ma lihtsalt samal ajal, kui nad filmivad siin, planeerin, toimetan, editin kõike muid asju. Favorite food, the way you watch the evening news, the freckles on your skin, the way you start your story. Me jätkame selle jooga filmimisega veel neljapäeval, et nüüd ongi, kuna trenne on nii palju, mis tuleb, siis me peame filmima 2 päeva mõlema treeneriga selle aasta lõpu väljakutse jaoks. Ja siis, kui Noora ära läks, siis ma kimasingi arsti juurde ja selles mõttes õnneks ei olnud nagu kõige halvamad uudised. Ma küsisingi täpselt nagu, kui halvad need maksanäitajad olid, siis nad ütlesidki et nagu halvad, aga mitte mingid kõige halvemad. Niisugune võiks parem olla, aga kuna nad nüüd ka nägid, mis reaktsioonid Naalal tekivad, kui võtta ära ta vanad rohud, siis me ikkagi otsustasime, nagu ma ka ise mõtlesin, jätta ta lihtsalt nende vanade rohtude peale praegu. Ja siis nad vaatasid ta silmasid veel üle, puhastasid seda silma. Tundub, et see ühe silma sarv kesta mingi kahjustus on nagu levinud veel suuremaks, et üks silm on nagu suht hall üleni. Ma loodan lihtsalt, et ta energiatase tõuseb ja et see silmateema läheb ära. Siis kindlasti saaks veel mõnda aega nagu koos olla. Aga jah, kui ma tõesti tunnen veel nädalaid ja nädalaid, et tal ei ole hea enesetunne, siis me pidime nagu arstiga uuesti nõu pidama. Ma käisin tagasi teel koju veel pakiautomaadist läbi, sest mulle tuli pakk Ristilt. Eelmises videos ma käisin oma esimeses näohoolduses rasedana ja siis me panime mul uue skincare mingi programmi paika, sest mul tegelikult vanad asjad hakkavad otsa saama. Mis mul praegu veel on ja mis ma olen kasutanud, ongi see, et hommikul mul on niisugune Noon brändi C-vitamiini seerum. See on mingi antioksüdant, et ta ütlustab nahajumet ja ta niisutab hästi tugevalt ja soodustab kollageeni tootmist. Ja siis selle peale ma olen praegu pannud seda L'Oreali Revitalift kreemi, mis mulle ka väga meeldib. Päevakreem, mis on siis 8-tunnise rasukontrolliga. Ja õhtuti ma olengi meigi maha võtnud ja pannud seda L'Oreali seerumit. Mul enne oli see pruuni pudeliga, nüüd on see lilla pudeliga, aga põhimõtteliselt
mõnusat hüaluroonhappega niisutavat seerumit. Siis seerumi peale õhtuti ma olen pannud seda niisutavat Igloo Moist näokreemi Nuun brändilt. Neid tooteid saabki Klaarilu salongis ja nad on nagu ülikiidetud ja teaduslikult tõestatud toimivad tooted, et hästi niisutav näokreem. Ja üldse minu arust Kristi kasutab alati parimaid tooteid, tal on parimad masinad, et ma tõesti nagu täiega soovitan teda, ma olen nii kaua tema juures käinud ja mega rahul. Ja nüüd see näokreem ongi mul otsa korral, see seerum on siuke poole pea. Üldjuhul iga 3 või 4 kuu tagant alles käin tema juures. Siis ma tahtsingi seda seerumit uuendada, et see tuli mulle värske hommikuseerum. Jällegi, et raseduse ajal niisutada. Ja muidugi, kui me neid asju välja valisime Kristiga koos, siis kõik rasedatele sobilikud, et see oli ka põhiline, et mulle sobiks, et ma mingit retinoli tooteid praegu ei kasuta ja nii edasi, et ikkagi oleks nagu ohutu. Siis teine asi, mis mul oli täitsa puudu, oli siukene puhastav vaht või geel ja ma otsustasin ka jälle niisutuse mõttes siukse puhastusõli kasuks seekord. See on ka see Nuun bränd, aga ma ei ole varem puhastusõli kasutanud. Masseerid õhtul peale meigi mahavõtmist sisse ja siis sooja veega hakkad vaikselt seda nagu maha pesema. Aga see õli jääb nagu kauemaks niisutama, mis on hea. Ja kuna mul see Igloo näokreem saab otsa, siis seekord me valisime siukse fillerkreemi, mida ma saan siis panna nii hommikul kui õhtul, kui mul teised kreemid saavad eest otsa. See on ka jälle hästi sügav niisutav, mingite peptiidide ja hüaluroonhappega. Kortsude vastane tugevdab nahka, et nahk võib raseduse ajal olla ka natuke nagu hellem. Ehk siis jällegi üks hea toode, mida oma rutiini lisada. Ma kasutan Skincare'i iga jumala päev ja need püsivad mul reaalselt mingi 3, 4, vahepeal 5 kuud need tooted. Et selles mõttes ma tunnen, et neisse tasub investeerida, eriti nüüd 30-ndates ja ilmselt edaspidi ka. Tunnen, et see on siuke üks hea viis, kuidas enda eest hoolt kanda ja oma enesetunnet parandada ja enesekindlust. Ehk siis siuke skincare update mul. Now that it's over, now that we're through, tell me what am I supposed to do? What am I supposed to do? I can see the way you're sitting quietly. You look a little lonely with your heart out of your chest. I'm screaming, help me forget all about today. My brain is filled with mercury, but it doesn't even matter where. Tere vihmast hommikut teile, mul oli trennivaba hommik, nii et ma sain natuke kauem magada, ma magasin mingi 8-ni. Ma tegin endale nii maitsvad pannkoogid, ma tegin 2 portsuet siis homseks hommikuks ka. Panin 2 portsu siis 2 muna, 2 sükest küpset banaani, et annaks magusust ja siis 3 suppilusikatäit jahu. Ja mingit soola ma panin pumpkin spice maitseainet ka, aga võib lihtsalt kaneeli panna ja üli hea oli. Nii et nüüd mul on homme hommikuks ka prepitud see mõnus maitsev hommikusöök ja siis ma kimasin perearsti juurde. Ma tegin gripivaktsiini. Mulle mõnda aega tagasi tuli kiri Tervisekassa poolt, et nad tahaks koostööd teha, aga mul on koostööde graafik täiesti täis kuni mingi detsembrini, ehk siis ma ei saanud neid aidata, aga ikkagi see pani mind mõtlema, et ma jagaks teie põhimõtteliselt gripi teavituskampaania ja siis ma käisingi gripivaktsiini tegema. Rasedatel on see tasuta, saate terviseportaalis bookida endale. Ma eile bookisin, täna sain aja oma perearstil. Ja ma ei olnud mõned aastad tagasi kunagi gripivaktsiini teinud ja mul oli gripp siis, kui sass sai 30 ja me pidime Rooma minema ja ma olin lihtsalt mingi 3 päeva täiesti voodihaige. Nagu ma ei jõudnud näppu ka liigutada. Väsimus ja värinad oli lihtsalt nagu kõige hullem asi, mis ma olen kunagi tundnud. Ja mu palavik oli mitu päeva, mingi 39+. Peale seda, kui ma seda ühe korra kogesin, ma olen iga aasta käinud vaktsineerimas ja eelmine aasta jäigi vahele, ma vaatasin oma terviseportaalis ja see aasta ma ka ilmselt ei oleks isegi mõelnud selle peale või kuidagi läheb meelest. Aga tänu sellele kirjale ma just tulin, sest siin oligi kirjas, et rasedad kuuluvad gripi riskirühma. Ja eelmisel gripihooajal haigestus grippi 20 000 inimest Eestis, kellest haiglasse pidi minema 1600. Ehk siis, kui see vaktsiin aitab mind kas vähem nakatuda sellesse või vähemalt kergemini läbi põdeda, siis praeguses olukorras eriti ma tahtsin seda teha ja julgustan ka teisi rasedaid, kes seda videot vaatavad, et ma pigem ikkagi teeks. Aga muidugi otsus on teie kätes. Nüüd ma lähen gymmi, ma saan ühe sõbrannaga kokku, kes oli nõus, et ma filmin teda Sinu trenn sotsmeedia jaoks, teeme paar siukest mingit reelsi ja pilte. Ja iga nädal tavaliselt neljapäeviti ma käin oma venna last hoidmas 3 tundi. Neil nüüd saab 3-kuuseks tüdruk, ehk siis ma käin venna naist aitamas. Kuna homme meil on jälle jooga filmimine terve päev neljapäeval, siis ma ütlesin, ma lähen see nädal kolmapäeval. Nii et peale filmimist ma lähen teen ühe shifti lapsehoidjana paar tundi ja siis ma pean jõudma ka talli. Nii palju rääkimine võtab lausa hingetuks. Appalachian sunrise meets my skin.
with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, Oi, I'll kes follow siin the naeratab golden, nii ilusti. golden, golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Selja. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings. Ma just rääkisin siin video alguses, kuidas ma tahan igast mingeid koristusasju uusi, mis muudaks mu koristamise paremaks ja ma mainisin Sassile ühe korra seda Pink Stuff mingeid tooteid ja Sass tellis endale kaubamajast mingeid riideid ja siis ta tellis mulle neid Pink Stuff asju nagu mingi ülipalju ka. Nii et vaatame üle, mis ta siis tellis. Siin on mingi 4 spreid, üks on sükene multi-purpose cleaner, siis on window and glass, aknad ja klaasid, siis on mingi bathroom foam ehk siis mingisugune vannitoa vaht ja siis on mingi wash-up spray. Okei, siin peal on kirjas, et see on nõudele ja pindadele. Viimane Pink Stuff asi on sükene suur potsik, seda mingit koristuspastat. Seda siis põhimõtteliselt nuustikuga võtad, et ja nagu tsif asemel. Ja peaks olema lihtsalt ülitõhus ja hästi tugevad need tooted peaks olema. Ja viimase asjana see Scrub Daddy nuustik. See on põhimõtteliselt kriimustuse vaba, hästi tugev ja tõhus nuustik. Ma äkki prooviks selle ahju seest küürida järgmine kord ja võib-olla mikrolainahju, et rohkem siukseid nagu tugevamaid pindasid. Nii et väga põnevust tekitab pakk mulle Sassi poolt. Ma panen need sinna pesuruumi ära ja siis hakkan editima juba neid klippe, mis me Elisaga Jõusaalis filmisime. Golden, golden, golden things. Ma lubasin teile, et kui mul tulevad kõik mingid rasedate riided, mis ma olen tellinud siin kohale, et siis ma teen teile hauli. Ja mul on nüüd kõik asjad, mis mul vähegi on tellitud kohale. Ehk siis teeme seda kiiresti siin. Mul oli ka asju, mis mul ei sobinud H&M-ist näiteks. Sukapüksid, mis ma ei tea, miks ma tellisin M-suurus. Mul on isegi niisama enne rasedust olid alati H&M-is L-sukad, sest mulle meeldib, et nad ikkagi tulevad ilusti üles, et nad ei jää kuskilt liiga pingule. Ehk siis ma isegi ei avanud neid ja tagastasin kohe need. Ja teine asi, mis ma tagastasin, olid siuksed pruunid linase materjaliga püksid. Need muidu olid ülilahedad ja mulle meeldis, kuidas nad nagu kuidagi istuvad ka, et üleval oli see nöör. Saad ise säiktida kas kõhu alla või kõhu peale või kuhu iganes, aga samas mul sai selgeks, kui ma neid jalga proovisin, et need on ülisuvised tegelikult. Ma ei kujuta ette, et ma talvel mingi linaste pükstega käiks, ehk siis ma tagastasin need ka, sest need asjad ei olnud mingid mega odavad seal. Ja siis H&M-ist tulid ühed pidžaamad, mis ma juba olen kandnud mitu korda, need ongi praegu pesus, nii et ma ei hakka neid siin näitama. Ülipehmed, ülimõnusad, mega hea ost. Ja 2 asja veel H&M-i kodulehelt sellest Mama sarjast oli sükene valge kampsel. Mulle meeldis see muster seal kodulehel ja ta on laivis ka hästi süke pehme ja mõnus, ma isegi ei tea, mis materjal huvitav see on. Ja akrüül ja polüester, aga 3% on ka villa. Et võiks natuke sooja ka hoida, aga mulle meeldibki, et ta on süke lohvakas. Ma tellisin L-suuruse, siis ma mõtlesin, et ma oleks isegi võinud M-i tellida, sest ta on juba oma tegumoe poolest lohvakas. Aga ma arvan, et kui mul siin aasta lõpus ja järgmise aasta alguses kõht kasvab, siis mul on hea meel, et see L on, nii et las ta jääb mulle. Ja siis tellisin sellest samast Mama sarjast siuksed hallid teksad, Mama wide, low waist, full length, mingisugused hallid teksad. Ja mulle meeldisid need H&M-i omad, sest neil ei ole seda riidest nagu kõhuosa, mis oleks ka fine, aga mulle kuidagi tundus praegu see nööpidega variant nagu võib-olla mõnusam ja tuttavam ja mugavam. Et neil on sees siuksed nööbid, kui kõht kasvab, siis lasta nööpi järgi ja tõesti ta nagu läheb suht laiemaks. See ülaosa jääbki nagu siia niimoodi kõhu alla, mis on suht hea. Siis paned ise mingi särgi lihtsalt üle, et kõht oleks soojas. Nad ei istu kuidagi halvasti kõhu peal või ei pigista ja see L-suurus mul on tsipa praegu suur, siis ma mõtlesin ka, et kas
SM-i vastu vahetada, aga jällegi ma igaks juhuks hoian need L-id alles, et nad alla mul ei kuku praegu, nii et las nad siis olla. Ja üks asi, mida ma kõige rohkem igatsesin, mis tunduski, et ma nagu käin ainult mingites kodupükstes ja dressides, sest need ongi kõige mugavamad, erinevad pehmed retuusid praegu on ju, just seal nagu kõhu ja vöö ja talja juures. Aga kui sul on päriselt kuhugi minek, siis sa tahad ju, et sul oleks nagu natukene outfit või siuksed nagu korralikud riided ja ma tundsin teksadest puudust. Ehk siis lihtsalt pikad, laiad, siuksed hallid teksad ka H&M-ist. Ja üks pluus, mis ma ostsin H&M-ist koha pealt, oli siuke sinine triibuline kraegapluus ja see ei olnud rasedate sarjast, oli lihtsalt tavaline M-suurus topp, aga ta on lihtsalt lohvakas, ehk siis teksade peale jälle siukene nagu natukene midagi seljas, mis pole lihtsalt dressid, aga ikkagi mõnus, pehme, 100% puuvill. Et hästi mõnus ja mulle kuidagi sügisel meeldivad need kraega asjad ka. See oli viimane asi H&M-ist. Siis tellisin Jagast asju ja sealt ka mulle mõningad asjad ei sobinud. Üks Zara pruun kampsun, mis ma tellisin, oli mulle liiga väike, et selle ma müüsin kohe Jagas edasi. Samuti ühed rasedate teksad Nexti omad valged, mis ma olin täiega elevil, et neid endale saada, aga need olid M-suurus ja mul on ikkagi L-püksid alati suht juba enne rasedust, nii et see M oligi siuke natuke riski ja nad läksid mulle jalga, aga nad ei istunud üldse nagu ilusti lohvakad, olid pigem nagu ümber, ehk siis ma müüsin need ka edasi. Ja kolmas asi, mis ma müüsin edasi, olid Lindexi rasedate trenniretuusid. Neil oligi siuke kõhuosa kohe ees, et kõhuosa mõttes oleks ülimõnus nagu viimastel raseduskuudel, et sul ongi siukene reaalne koht, kuhu oma kõhtu panna seal retuusides sees, aga jalgade juures, kuna need olid M-suurus, siis juba jalad olid praegu kitsad ja see kõhuosa praegu oli lohvakas, ehk siis jalgade juurest kitsas. Samuti müüsin ise Jagas edasi. Siis tellisin ühe trikoo, see oli 44 suurus, täiesti tavaline kroogetega trikoo, aga kuna mu tavasuurus on siuke 40, siis see 44 ma võtsingi meelega suurema ja oligi tootekirjelduses kirjas, et kuna seal on krooket, siis ta istub hästi mõnusalt kõhu ümber ja see mulle sobis ka, aga ma ei hakka siin YouTube'is trikood proovima, ma arvan, keegi ei taha seda näha. Ja peale trikoo veel asjad, mis mulle Jagast sobisid, sest päris palju asju sobis ka, oli siukene Next brändi, see nägi välja nagu reaalselt punane seelik siidist, ta on nagu siukene midimaksi segu, siukene ikkagi pahkluuni päris vist ei ulatu, aga peaaegu, kus on siis sees ka väljaulatuv kõhukoht ja see ongi ka samuti mingi Nexti rasedate sarjast. Suurus UK10 ehk 38, aga ta on nii veniv, et ta väga ilusti läks mulle selga. Ja ma üldjuhul ei ole siukeste pikkade seelikute kandja väga, ma lihtsalt tunnen ennast natuke mammilikult nendes. Üldse mitte pahaga, aga lihtsalt ma olen rohkem siuke püksikandja. Aga ma arvan, et talveperioodil, eriti mingisugustel pidulikel sündmustel, kui mul üldse pole midagi kapist võtta, siis ma arvan, et mul on hea meel, et mul on üks siuke siides seelik, mis annab väga pidulikku vibe'i ja kui siia lihtsalt mingi pikakäistega kampsun või topp panna peale, siis näiteks jõuluistumistel kindlasti on nunnu ja siis tollel hetkel juba ilmselt kõht on suurem, sa tegelikult tahad kanda rohkem kleite ja seelikuid. Et ma jäin sellega päris rahule. Ja minu arust oli mingi 5 või 7 eurot nagu soodne. Tellisin veel Jagast ka ühed needsamad H&M-i Mama sarjast teksad, täpselt samad need hallid, mis ma siis uued tellisin, aga ma ei raatsinud H&M-i lehelt uusi mitu paari tellida, sest et need olid minu arust mingi peaaegu 50 eurot uuena. Siis mingi 20 euroga sain uue väärsed, sinised, samasugused, aga need on M-suurus, ehk siis tegelikult mul isegi läks hästi, sest need hallid on praegu siuksed nõks lohvakad, L-suurus ja M-id on praegu parajad, aga nad on kõige suuremas augus, ehk siis ma ei saa neid enam suuremaks teha ja ma arvan, et mingi 3 kuu pärast võib-olla need mulle enam ei lähe, ehk siis ongi hea, et need hallid ikkagi on ka, aga praegu need sinised istuvad väga mõnusalt. Natuke on ruumi üle, aga mitte liiga palju, et ei kuku alla, aga muidu täpselt sama lohvakas lõige, lihtsalt jälle igapäevaseks, kui mul on vaja, ma ei tea, sõbrannadega lõunale minna, kellegagi kokku saada, mul on vaja ikkagi teksaseid ka. Ja üks mu lemmikuid asju, mis ma leidsin Jagast, kusjuures see oli 25 euroga müügis, aga ma tegin pakkumise, et kas müüja on nõus 20 euroga ja nad olid nõus, ehk siis ma sain 20 euroga uue väärse, see näeb hästi tutikas välja, ülipaks puhver, siuke nagu reaalselt maani talvejope. Ta on nii soe, ta on suurus L. Mul on kõhu juures praegu mingi mega palju varu, ehk siis ma arvan, et ma saan seda lausa lõpuni kanda potentsiaalselt, sest ta on siuke oversized fit nagunii. Ja ma arvan, ma saan teda isegi järgmine aasta kanda edasi. See lukk käib täiesti lõuani kinni. Siin on kapuuts mõnus, mille saad kummiga kinni tõmmata. Reaalselt üks mu lemmikuid asju, mis ma olen leidnud, ma arvan uuena see oleks H&M-is mingi 100 euri, kui mitte rohkem. Siis ma ei pea rohkem mingi talvejopede pärast muretsema see aasta, sest see on nagu nii mõnus ja soe ja ma olen nii elevil ja samas ta on nagu siuke kilekas pealt, et ta on nagu vihma hülgav, ka lavit ja 20 eurot ainult. Need olid siis H&M ja Jaga ja siis ma tellisin ka veel Oner Activist, see on see Chrissy Sela bränd. Trenniriideid ma ei ole kunagi sealt varem tellinud. Ma tellisin sealt musta komplekti, mis mul oli täna trennis seljas, ma viskasin selle pessu siukse suure pusa ja mustad retuusid ja siis ma tellisin ka tumesinise komplekti, mul praegu tumesinine kuidagi täiega läheb peale. Need on siuksed täiesti tavalised
booty scrunchiga seamless materjalist trenniretuusid ja üldjuhul ma olen trenniriietes suurus M, võtsin igaks juhuks L ja see oli hea mõte, et nad ei pigistu üldse praegu, natukene on varu, nad on niimoodi pehmed nagu kuhu peal. Ilmselt mingi päris viimasel kuul ma neid kanda ei saa, aga samas ma saan neid hiljem ka kanda edasi. Ja sinna juurde komplekti sükene sinine topp, mis on ülipehme süke nagu puuvillase materjali vaibiga. See lihtsalt kallistab mu keha, nii mugav on sellega trenni teha. Esimene trenniklipp selles videos vist oligi selle komplektiga ja see on lihtsalt nii mõnus. Tumesinine ja ma tellisin täpselt samasuguse tumepruuniga. Ja ma isegi mõtlen, et oleks võinud äkki seda toppi võtta XL-i mõlemas, lihtsalt, et oleks veelgi rohkem varu, aga jäi L ja praegu kõik väga hästi sobib. Ja rohkem mul praegu polegi midagi tellitud. Ma rohkem väga ei stressa, nagu ma ei taha raisata ka väga, sest tegelikult nende asjade peale, kuigi paljud olid ka jagast ja nii edasi, siis ikkagi mul oleks suht palju raha. Just need trenniriided ja kõik asjad ka, et ma natuke aega tahaks shoppamisega tagasi tõmmata. Kui te siiamaani jõudsite, siis veel reminder, et teil on viimane nädal, kui te vaatate seda nüüd pühapäeval, siis täpselt järgmine pühapäev on meil äpis loosimine. Nii et kui te veel selle nädala jooksul regate, te saate osaleda loosis, kus me loosime välja siis äpi kasutajate vahel sügisväljakutse raames auhinnad. Kõikide aktiivsete äpi kasutajate vahel läheb see loosi, sa võid oma väljakutset alustada ka hiljem, sa võid teha näiteks novembris 4 nädalat oma väljakutset, mis iganes sa soovid. 3 inimest saavad Gym Eestilt 3 kuu jõusaali kinkekaardid, 4. inimene saab Luminescence Collectionsilt vabalt valitud trenniriiete komplekti, spordirinna hoidja ja spordiretuusid. 5. võitja saab Oskar lihatoodetelt 100-eurose kinkepaki, kus on nende e-vabade toodete sarja lihatooted, ehk siis üks suur ja luksuslik kinkepakk. Ja 6. võitja saab selle populaarse Northern Beauty fancy LED-maski, mis on vananemisvastane. Ehk siis kui te olete tahtnud nagunii äpiga liituda, siis praegu on hea aeg, sest siis te osalete ka loosis ja siis te saate ka sportlikult oma sügist jätkata ja meil tuleb detsembris ka väljakutse. Ehk siis äpis on päris palju toimumas kogu aeg, mis võiks teid motiveerida. Ja äpi liikmemaks on ainult 14,99 kuus ja selle eest seal on nii palju sisu. Päris eratreenerite tehtud kavad, erinevad valgurohked retseptid, ongi mingid väljakutsed meil mitu korda aastas auhindadega ja lihtsalt siuke mõnus, mugav rakendus, et soodustada seda järjepidevust veel sinus, kui sa otsid seda ja sul on vaja trenni lisamotivatsiooni. Aga jah, aitäh, et te vaatasite ja näeme teid siis järgmise nädala vlogis, mis on viimane challenge'i vlog. Nii et jah, senikaua. Need someone to save me.